Ühe metsa eluring võib olla 100 aastat. Kus ja millises ulatuses metsad laiuvad, sõltub aga suuresti metsavalitsejatest ning riigis toimuvatest arengutest. 17. sajandi lõpuks paiknesid metsad üsna sarnaselt tänapäevale. Mets kattis pool Eestimaast ka sajand hiljem. 150 aastat hiljem võimaldas uuem tehnika harida põldu ka seal, kus see varem otstarbekas polnud. Metsa kasutati peamiselt kütteks, saeveskites laudade ja plankude tootmiseks ning viina põletamiseks mõisates, mis oli tulusam kui viljamüük. Paberitööstuses hakati puitu toorainena kasutama alles 19. sajandi teisel poolel, mil võeti kasutusele seadmed, mis võimaldasid puitu piisaval määral peenestada. 20. sajandi alguses oli olulisel kohal tselluloositööstus, mis põhjustas metsade ulatusliku raie. Et puidu eest maksti hästi, otsustasid paljud metsaomanikud oma maad müüa. Tööstuspiirkondi said ümbritsema suured raiesmikud. 1918. aasta novembris puhkes Saksamaal revolutsioon ning lõppes Esimene maailmasõda, mille tulemusena tekkis Eesti Vabariik. Valdav osa metsamaast kuulus seni mõisatele. Pärast iseseisvumist ei läinud mõisametsad jagamisele, vaid riigistati. Nii määras 1919. aasta maaseadus riigi metsaomandiks lausa 70%. Esimesed iseseisvumise aastad olid aga rasked. Valuuta hankimiseks eksporditi toiduaineid nagu kartul ja piiritus ning metsamaterjali, mille ülestöötamine nõudis vähe algkapitali. Metsi näis olevat külluses. Sõjajärgsetes raskustes vaevlesid teisedki riigid. Eesti metsatööstus kogus end aga kiiresti ja tänu ekspordile ehitati Eesti majandus jälle üles. Metsasaaduste eksport moodustas oma tipphetkel 1920. aastal koguni 64% kogu ekspordist. Metsasaaduste alla ei loetud pelgalt saematerjale ja puidutööstuse toodangut. Seal oli ka paber ja tselluloos, tuletikud ning muud metsa kõrvalsaadused nagu ulukiliha, karusnahad, metsamarjad ja seened. Kasvav tööstus ja eksport suurendasid survet metsadele. Metsa uuendamine oli aga seemnevarude ja istutusmaterjali nappuse tõttu raskendatud. Vähe oli ka asjatundlikku tööjõudu ning haritud metsaametnikke. Metsaülemateks värvati arvukalt balti sakslasi, kuid mõnes maakonnas puudus kõrgharidusega kaader täielikult. Probleemi leevendamiseks alustati 1920. aastal Tartus metsandusliku hariduse andmisega. Eesmärgiks oli ka asjaliku tööjõu koolitamine. Nähtav tulemus võttis aga aega. Tööjõunappuses toodi senistele raietöödele ajutiselt appi näiteks vange, sõjapõgenikke ning sõdureid. Raieid tehti halva kvaliteediga ja eirati reegleid, raiudes sageli kvartalite viisi metsi. Tuli ette korduvaid küttekriise. Ajuti võisid küttehinnad tõusta mitmekordseks. Kuid nõudluse pakkumise tasakaalu puudumine põhjustas ületootmist, mis viis raskesti ligipääsetavates kohtades puidu põletamiseni metsades. Samas hakkas tselluloosi vabrikus, kus kasutati 90% ulatuses kuusepuitu, puidu sissevool kahanema. Umbkaudu 300 saeveskile ei jätkunud piisavalt puitu ja see takistas toodangu suurendamist. 30. aastatel oli Eesti metsasus läbi aegade väikseim. See oli seotud suurte erakorraliste raietega, millele tõukas toonane majanduskriis. Surve metsadele rahunes alles siis, kui puidu kõrval võeti kasutusele põlevkivi ja turvas, eriti just tööstuses. Põlevkivi ja turba tootjatele määrati riiklik toetus.
Tselluloositehaste survet kuusele aitas vähendada sulfaatmeetod, mis võimaldas võtta siin kasutusele ka männi. Kui Eesti Vabariigi lõpuaastatel jagunes metsaomand võrdselt riigi- ja talumaadel kasvavaks metsaks, siis nõukogude ajal kuulusid metsad riigile ning muid metsahaldajaid oli kõigest 4%. Nõukogude perioodil toimus metsanduses mehhaniseerituse suurenemine. Hobuse kõrval võeti metsa väljaveoks kasutusele traktor. Alguses toimus raie endiselt käsisae ja kirbega. Tehti rohkelt maaparandustöid, et suurendada metsa kasvamise kiirust ja parandada metsadele ligipääsu. Kingituseks oli ka eestlasest füüsiku Boris Kaburi leiutatud mootorsaag Družba, mis kiirendas metsa langetamist lausa 4 korda. Seega tõid 1960. aastad kaasa üha professionaalsema kaadri, metsatöömasinad ja aastaringsed raied. Seoses autode ja bussiliikluse tihenemisega suurenes metsade kõrvalkasutus läbi marjul ja seenel käimise. Teinekord nõudis metsalt oma aga ka mõni tugevam raju. Nii murdis 67. aastal sajandi tormiks nimetatud maru 4,5 miljonit tihumeetrit metsa. Tormimurdu tulid appi koristama Ukraina metsatöölised ja osa puitu viidi Eestist välja. 1970. aastatel oli metsaga kaetud 40% Eestist. Taasiseseisvumise ajaks kasvas metsa pisut juurde. Täiustatud metsamasinad ja erialased oskused aitasid metsa eest paremini hoolt kanda. Algas maade ja metsade tagastamine endistele omanikele. Sellega seoses suurenes nii omanike arv kui ka huvi metsade ja nende majandamise vastu. Lähtuvalt kohalikust ja rahvusvahelisest keskkonnapoliitikast tehti seadustesse mitmeid olulisi reforme. Iseseisvunud Eesti hakkas osalema ülemaailmsetel konverentsidel. Olulised muutused metsade majandamisel ja inimeste kaasamisel tulid Rio kohtumisest 1992. aastal, kus osalesid riigid üle maailma. Allkirjastati bioloogilise mitmekesisuse konventsioon. Metsapoliitika märksõnadeks said liigirikkus ja jätkusuutlikkus. Oluliseks muutus pidev metsade majandamine selliselt, et metsas kasvaks alaliselt erinevas vanuses puid. Uue aastatuhande saabudes kattis mets taas pool Eestimaast, mühades ka nõukogude aja lõpul kasutusest taandatud põllumaadel. Puidu tagavara suurenes 100 aastaga ligi 4 korda. Alates taas iseseisvumisest on eramaade hulk ning metsaomanike arv pidevalt kasvanud. Pikad traditsioonid ja põlvest põlve kantud oskused on aga tänaseks suuresti kadunud. Metsaomanikud elavad enamasti linnades ja igapäevaselt oma metsaga ei tegele. Õnneks on siinkohal aga oluliseks toeks erinevad spetsialistid ja teadlased, kellel on oluline roll ühiskondliku arvamuse ning metsaga seotud väärtuste kujundamisel. Läbi nende tuleb vajalik teave, erioskused ja kogemused, kuidas metsa eest targalt hoolt kanda. Ikka nii, et kõik tema väärtused ja rikkused säiliksid. On ülikoolid ja kutsekoolid, kus saadakse teadmisi metsade hooldamise jätkusuutliku majandamise kohta ning õpitakse metsa- ja puidutöid tegema. Eesti metsast tehakse mööblit, paberit ja saematerjale. Sel viisil pakub mets ühtviisi rahu, ilu kui jõukust. Peamisteks ekspordiartikliteks on jäänud mööbel ja puitmajad. Meie metsaomand on 100 aasta jooksul oluliselt muutunud. Aeg on mõjutanud metsade majandamist ning sedagi, kui head hoolt nende eest kantakse. Ehkki 30% metsadest on tänaseks riikliku kaitse all, jääb mets ikkagi meie enda hoida ja kasvatada.
Seda enam on rõõm tõdeda, et sedavõrd palju metsi kui täna pole Eestimaad katnud viimase 100 aasta jooksul. Olulisem on aga ehk seegi, et mets on elus tervik ning selle keskkondlik mõju ning vajalikkus ulatub kaugemale kui Eestimaa piir. Mets on meie tugevus, tervis ja elujõud.